Mina olen Andres Jääger ja minuga koos on Kristiine Frey. Ja meie oleme eluhoolikud. Eluhoolikud, see ongi, me elame südamega. Elus sõltuvuses olevad inimesed. Jah. Ma tunnen siin on natukene seda ma võin kõikide probleemidele lahendada. Eluhoolikud@gmail.com. Sa võid alustada. Tõmba algust käimale. Hello. Tere. Mina olen Andres Jääger ja minuga koos on Kristiine Frey. Ja meie oleme eluhoolikud. No miks me oleme eluhoolikud? Mul ei ole õrna aimagi, miks me oleme eluhoolikud. Aga tegelikult oluline asi, mis on nagu vaja tegelikult kõigile öelda ära, on see, et me teame, et podcast on palju. Me olime sellega arvestanud, et aastal 2025 podcastiga välja tulla on umbes sama hea nagu hakata mingi fitness influenceriks. Jah, täiega. Näiteks, et üleküllastus on, eks ole. Aga point on selles, et me teeme seda nagu natuke enda jaoks ja kuna me oleme nii säravad isiksused, siis ka teie jaoks, et kui teile meeldib, siis te vaatate, kui teile meeldib, siis te panete kinni ja kirjutate inetuid kommentaare Google. That's it. Nagu pange hullu. Ja Kristiinet te teate kõik TikTokist, sest ta on kindlasti kõige kuulsam inimene, kes siin toas kunagi on olnud. Ja see on nii tore, kuidas Andres juhib kogu seda saadet. See on nagu, Andres oskab seda. Sul on tegelikult varasemalt kogemusi ka ju. Mul on varasemalt kogemusi, aga tuleme tagasi sinu TikToki karjääri juurde, siis et kuidas juba siis raha toob sisse? Noh, minu kogemus näitab seda, mul on hästi palju küsitud ka, et kas see toob sisse või ei. No, see on oluline küsimus. Otseselt TikTok ise ei too, aga see on platvorm, kus sa saad ennast näidata. Sa saad näidata, kes sa oled, mis sa teed ja kui sa meeldid kellegile, siis sinuga tahetakse lahedaid asju teha. Ja läbi selle ma olen saanud nii mitmedki koostöid. Et selles suhtes tore koht. See on jah, vaata nii, et siis küsitakse, kas TikTokiga või podcastimisega raha teenib on ja siis laias laastus on ju, ei teeni, aga need, mis uksed avab, siis M-kumb või mis iganes YouTube või mis iganes asi, et see on nagu tegelikult amazing. Ja see on täiega lahe ja ma ei oleks kunagi arvanud, et mul tekib selline võimalus. Ma teadsin, et ma tahan, mul meeldib tähelepanu, kõik saavad aru sellest. Ja ma teadsin, et ma tahan midagi sellist teha, aga et see nagu päriselt ka võiks olla kunagi mingi üks osa mu sisse tuleku allikatest, siis amazing. Elu on seiklus. Aga mis selle podcastiga oli siis? Podcastiga? Ja, kuidas sul siis see plaan tuli, sellepärast, et mina olen oma elus teinud podcast, nüüd võiks juba öelda 7 aastat, et see ongi saanud minu põhi selles mõttes nüüd juba tööks. Aga see on esimene podcast, mida mina ei teinud, millele ma ei teinud ettepanekut selles mõttes, mis ei olnud nagu minu nagu välja mõeldud, vaid selle tegid sina. Räägi siis, kus, mis? Ja selles suhtes ma ju tahtsin oma saadet. Ja nagu see, milline klapp meil sinuga on, siis see tundus nagu ideaalne variant, et rääkida meile mõlemale meeldib, oma mingid mõtteid, tundeid jagada meile meeldib, miks mitte teha seda siin. Ja kuna me olemegi, kui me arutasime, et mis meid nagu siis seob on ju, kas mingid isiksuse omadused, ja see ongi näiteks see emotsionaalsus on ju, või see, kui sügavalt me maailma tunnetame, et kindlasti on selliseid inimesi veel, kes otsivad seda mõistmist või inimesi, kes ei mõista selliseid inimesi, et siis meie vestlused võib-olla aitavad teistel leida seda mõistmist iseendast või siis inimesest, kes on ka emotsionaalne. Natuke ilusti öeldud. See on nagu ettekirjutatud tekst, et tuli välja. Ja, aga võt ongi, see on ka hästi huvitav, et ma näen hästi palju sellist nagu feiklust, sellist, ma tahan maailma päästa, aga tegelikult on nagu eesmärk ikkagi olla ise pildis, on ju. Aga sinu puhul ma näen nagu päriselt, et see nagu päriselt sulle meeldib, kui inimesed saavad nagu mingisugust abi, ilma et nagu sa saaks sellest midagi vastu, on ju. Ja, täiega. Sest et ma usun, et sa oled märganud, et paljud inimesed üritavad olla keegi, kes nad internetis on, kes nad tegelikult ei ole. Ja eks mingit nagu maski me hoiame kõik, see on kindel ja me peame hoidma, sest et sa ei saa nagu, minu silmis sa ei saa nagu full nagu, ennast avada vaata, et sul peab nagu mingi mask jääma mingites olukordades. Aga ja, sotsiaalmeedia on, sotsiaalmeedia on nagu nii lihtne koht, kus näida keegi, kes sa päriselt ei ole ja läbi selle võib-olla teistele ka liiga teha mingis mõttes, et ka mina olen teinud, ma arvan, vigu läbi selle, et näiteks sa oledki öelnud, et ole rohkem haavatavam seal, et ma olengi nagu kogu aeg mingi motiveeriv mingi stuff
aga ma ei ole kogu aeg motiveeritud ju, mul on ka raskeid päevi, sina tead seda väga hästi. Et ja nüüd ma olengi sinna poole püüelnud, et ma tahan olla nagu autentne, et näete, kurat, kõik ei ole lust, pidu ja pillerkar, on ju. Et mul on ka raskeid hetki, et kas või praegu, on ju, et kui ma alles hiljuti läksin nagu lahku oma siis elukaaslasest, poissõbrast, et ilmselgelt see ei olnud lihtne. Ja seda ma nagu üritan ka sotsiaalmeedias võib-olla rohkem näidata, et kurat, ma panen ka pisarat, päris palju panen. Jah, see maskide hoidmine või see, jah, ei. Ma isiklikult arvan, ma ei hoia ise näiteks mingit maski, aga mingisugused blokid tulevad ette ikkagi mingite teemadega, mille puhul ise ei tea, et need blokid võivad tekkida. Et ma ise märganud ka, et ma olen hästi avatud, lähen peale. Siin, et räägin inimesega, räägin mingist, ma ei tea, hakka mingist seksist rääkima. Ma tunnen, et ma olen nagu seal kohas, et me saame lihtsalt omavahel, rääkida nagu lihtsalt nagu kaks inimest, mitte nagu, et omavahel hakkamiseks. Et siis ma näen ära, et teine inimene ei saa sellest rääkida. Nagu, et see on nüüd nagu see teema, eks oli. See on mingitel hetkel, ma ei saanud aru, et miks see on tabu teema, et miks me sellest ei saa rääkida. Ja siis viimase paari aastaga ma aru saanud, tavai, see on sinu see teema, millest sina rääkida ei saa. Mis iganes põhjusel on, kas on lapsepõlv, kas on kasvatus, kas on keegi, kellega sa koos oled ja kellega sa ei ole harjunud seda, mida iganes on. Ja siis mina võin bloki ette saada hoopis mingisuguse asjaga, mis ma ei teagi. Või mis sinu jaoks on täiesti loogiline. Ja sama on ju julgusega samamoodi, et vaata, kui on erinevaid julgusi. On ju. Sinul ei ole mingit probleemi võtta telefon, lükata see endal näo peale, teha TikToki video ja öelda, mida iganes üles panna. On ju, julgus. Teistsugune julgus. Ma käisin eile perega, käisin rannas. Ma ei lähe vette enne, kui vesi ei ole 30 kraadi. Ja lihtsalt ma ei lähe, aga kogu minu pere jõudis vees ära käia. Aga vaata, minul ei ole seda tunnet, et ma nüüd läheks ja jookseks. Vaata nagu, kõik jooksevad nagu Baywatch, vaata, läheb jookseb vette. Suva, kui külm on. Ei, mul seda julgust ei ole, aga mul on mingid teised julgused. Et veidrad oleme me. Ja nagu minu arust see ongi tegelikult nagu elu võlu, et kui erinevad me oleme. Et see sama kas või julguse teema on ja see on tegelikult ilus ja see, kui sa leiad need oma inimesed, kes sind täiustavad ja keda sina täiustad, siis see ongi ju päeva lõpuks, selles elu seisnebki ju minu silmis. See on nõus. Ma tahtsin sellega edasi minna, aga ma mõtlesin, ma tulen korra tagasi selle juurde, et kes me oleme üldse. Et need, kes võib-olla ei tea meist mitte midagi, siis ma tean, et Õhtulehes oli sinna suur pealkiri, et 16-aastaselt välja kolinud traktorist Kristiine Frey või midagi taolist oli see, nagu mida vittu pealkirja. Ma olin, et okei, ma saan aru, see müüb, aga that's so weird. See oli hea, aga selles suhtes Õhtulehe intervjuu iseenest oli mega tore, mega tänulik, et siuke asi üldse kuulus TikTokis. Siuke võimalus tekkis ja mind märgati, on ja. Et ja jällegi jõuame sinna, kui ma poleks neid lollaka videosi postitanud, on ja, kui ma ei oleks seda julgust võtnud, siis ma ei oleks seal olnud ja ma ei oleks võib-olla ka täna siin, kui ma ei oleks julgenud näiteks sulle ennast avada. Sest et meie suhtlus ju saigi suuresti nagu käima läbi selle, et sina tegelikult alguses väga palju panustasid meie vestlustesse. Et sa tulid, sa rääkisid, sa olid hästi avatud, mis mulle meeldibki sinu puhul. Sa oled nagu mega avatud inimene. Sinuga on nii lihtne rääkida ja kui ma räägin midagi, siis sa päriselt kuulad ja sa püüad mõista, mis ongi oluline, ja, mida näiteks mina nagu enda inimestes otsingi. Ma otsingi seda mõistmist ja nagu aktsepteerimist, et nagu võta mind sellisena, nagu ma olen ja mina võtan sind sellisena, nagu sina oled. Ja ongi hästi, on ju. Et aga väga paljud nagu, ma ei tea, just nagu paarisuhetes tuleb ka see, et hakatakse üksteist muutma. Et mis me jõuamegi nagu sinnamaani, miks võib-olla mul on nagu selja taga vaata mingid ebaõnnestunud suhted, on ja. Et ma ei ütle, et see on ainult nagu, et ma ei tea, partneri süüdi, ilmselt mündin alati 2 poolt, on ja. Aga kui ma võtan kokku kõik need suhted, siis sealt joonistub välja üks joon ja see on mitte mõistmine, mitte aktsepteerimine. Et nagu kui mina ütlen, mina olen Kristiine, ma olen selline, siis mulle öeldakse, ei, sa pead olema selline. Sa pead seda tegema. Sa pead nii riidis käima. Sa pead niimoodi rääkima. What the shit, ne? Ma sa oled ju kuulnud selle lauset, et nurgad tuleb nagu maha lihvida. Et sa suht algus nurgad lipitakse maha ära ja siis nagu minnakse rõõmsalt edasi. Jah, me selles suhtes ei saagi niimoodi hästi resoluutselt, et
ma olen siuke vaata ja kõik on ja me saame nagu mängida mingite asjadega, aga kui sa hakkad nagu mulle mingit sõnu panema suhu või sa ütled, kuidas ma riides pean käima on ja kui ma ei käi niimoodi riides, siis meil on pahandus on ja siis see ei ole nurkade maha lihvimine. See on ju, sa konkreetselt surud oma mingi ideaali mulle peale. Et mis on naljakas, et kui sa nagu lähed ju inimesega suhtesse või sa nagu alustad seda, siis mingil põhjusel ma ju meeldisin sulle. Aga miks sa nüüd järsku tahab mind muuta? Nagu mis juhtus, vaata? Et see on tegelikult suht valus teema. Jah, see on, vaata on igal inimesel on ka erinevad mingisugused asjad, miks nad mingeid asju teevad, et ega ka vallutuse, kui ära vallutad kellega, see on juba suur nagu yes, vaata. Ma tean, meeste puhul see on nagu thing. Okay, kas üldse nagu saad kätte, kui kellega ära võrguta, eks oli, see ongi paljudel inimestel nagu huvi, või meestelis pigem nagu huvi võibki kaduda, ja ma ei ütle, et see on õige, aga ma tean, et nii tehakse. Ja mida noorem mees oled, seda rohkem sellist veri vemmeldab, vaata, et nii palju võimalik saada neid karikaid endale sinna. Kas sa oled ka karikaid kogunud niimoodi? Ma olen kindlasti karikaid kogunud ja on olnud ka mõne inimesega see, et ongi, et saaki kätte ja see ei olegi enam üldse nagu põnev. Ja mõned jäävad nagu need, keda kätte ei saa, siis one got away ja siis see võibki nagu sita keema, või miks ma sulle ei meeldinud. Aga huvitav on see, et mida aeg edasi ja mida vanemaks, ütleme, ma inimesena saan, seda rohkem ma saan kogu sellest süsteemist aru, et nagu, mida noorem ma olin, seda isiklikumalt võtsin seda, vaata. Sellepärast, et see on täiesti normaalne, et kaks inimest ei kliki omavahel näiteks. Ongi. Mulle meeldib see naisterahvas, mina talle ei meeldi, ja ma võtan seda väga isiklikult, ja tegelikult ma ei tohiks seda võtta. Sest mulle ka kõik naised ei meeldi. Aga see ego, vaata, see ego saab nii kõvasti haiget, et oi. Enam ma niimoodi võtan ja ma nagu saan nagu maailmast natuke teistmoodi aru, et see... Ja sul on nagu sisemeselt ka tunned sellist rahu, et nagu chill. Kui ei sobi mingite inimestega, siis ei... Ei, vaat sellega see on palju raskem teema, et see on mul küll ikkagi, et kui on mingid inimesed, kellega ma nagu üritan läbi saada ja türa, no ei saagi. Ja siis nagu ma mäletan, et mul küllalt on sellised tunded, et nagu, et miks ma sulle ei meeldi? Nagu, fuck, nagu, miks vaata, aga lihtsalt, ongi, et seda klikki ei tule. Ma püüan sellega rahu teha, jah. Et nagu mõista selles mõttes, et mulle ka kõik inimesed ei meeldi. Aga vaata, mõned inimesed oskavad seda väga hästi välja näidata, kui nagu... Ja vaata kuulamisoskusega ja rääkimisoskusega on sama, et kui sina ka kellegagi räägid, siis sa tegelikult näed ju silmadest ära, kas ta kuulab sind või ei kuula. Jah, täiega. Et mõnikord on mõned inimesed suutnud võib-olla ka ära nagu petta selle, et nad kuulavad, aga tegelikult nad ei kuula. No minu jaoks nagu on indikaator juba see, et kui ma räägin mingist asjast, mis mul on oluline ja ma selle vahepeal küsin mingi küsimuse, siis siis ma kordan küsimust ja oota, mis sa rääksid? Siis nagu, selge indikaator, sind ei koti, sa ei kuulanud, ma ei viitsi rohkem. Et ma olen selle koha pealt, ma olen hästi resoluutne. Kui sa ei kuula mind, siis ma ei pea rääkima. Ja nagu nii on. Ja siis, selles suhtes, kui me võtame jälle paarisuhted, et siis paarisuhetes ongi tekkinud see probleem kohe, et ootan nagu, mida sa torised nüüd, et nagu räägi uuesti, mul oli vaja mingit asja teha. Miks ma pean sul uuesti rääkima? Ma ei pea sul uuesti rääkima. Ma tahtsin, et sa korra annad selle hetke mulle, võib-olla ma olen isekas, ma ei tea, ma olen nagu seda asja nii palju analüüsis, ma ei tea enam, võib-olla ma isekas, võib-olla ma olen isekas sellepärast, et ma tahan seda hetke, võta see hetk minu jaoks, anna mulle see tähelepanu, ja kui sa ei tee seda, või sa ütled, et sa annad, ja sa ikkagi tegelikult, sisimas, seda tähelepanu ei ole, siis, ma ei viitsi, ma ei taha. Ma kuidagi äkki kipun arvama, et see ei ole ju seotud tegelikult nagu iga inimesega, vaid see on ikkagi mingi asja tulem, eks ole, et kui mingi inimene on mitmeid kordi teinud, siis ma ei usu, et see esimese korra peale kohe fuck you ütled, vaata, kui ta sind ei kuule. Et see on ikkagi, ma arvan, mingisugune selline süvenev probleem, et ta küll ükskord räägid, ta ei kuulnud, ta räägid, uuesti vaata, teine kord tõesti tal oli tööasi, ta korraks keeras, ongi, aga ühel hetkel on nagu see, et okei, et ta tegelikult ei kuule mind. Siis see nagu viskab. Ja see on fair point, see tuleb jah mingi asjade tulemusena. Et, aga sest tegelikult öeldakse, et ega see, kui see inimesega lahku lähed, siis tegelikult see on täpselt sama inimene see, kellega tuttavaks said. Tegelikult on ju sama inimene, sina lihtsalt nägid teda teistmoodi.
ja lihtsalt kui sa lahku lähed, siis on see kogu see pagas on juba nüüd kaasa võetud sellega, mis seal eelnevalt seda siis nagu negatiivset asja toimus on. Ja minu puhul oli näiteks see, et vanasti ma otsisin ka seda süüdlast, et kui ma läksin inimesega lahku ära, et siis hullult oli vaja mingit ma võisin kirjutada pika kirja Facebookis, manipuleerides sellega, milline jobu tegelikult teine inimene on ja kõik tema vead üles lugeda. Ja siis tagantjärgi nagu mõtlen, ütleme, et holy shit, esiteks ma manipuleerisin, teiseks ma panin kogu vastutuse temale ja kolmandaks who the fuck cares, kui me ei sobi. Miks on vaja leida mingisugune, täpselt see, et kes süüdi on. Praegu minu loogika on selline, me ei sobinud. Tegelikult see ongi kõik ju. Me oleme nüüd lahus, me ei sobinud. Mida me enam võitleme, et selles suhtes, kas sina tegid seda valesti või sina ütlesid mul tollel ajal valesti või kus see kõik alguse sai, doesn't care. Me enam seda ei paranda, me oleme nüüd lahus. Et see on nagu üks asi, mida võiks nagu kuidagi, nagu ma proovin tulevikus, kui ma peaks kunagi veel juhtuma sellist asja, ma loodan, et juhtu, et ma lähen kellegist nagu lahku. Et siis ei hakka seda näpuga näitamist, sina tegid seda. Et seda süüdlase otsimist ma ise tunnen hästi palju ära praegu, et muidugi lihtsam, kui teine on süüdi ju. Et kes see tahab enda peale näpuga näidata. Aga tänasel päeval ma arvan, ma olen ka jõudnud sinna maani, et ma ikkagi nagu vaatan peeglisse ka, sest et mündil on alati 2 poolt. Et tegin mina midagi valesti, tegi partner midagi valesti ja võib-olla lihtsalt ei sobinudki. Aga ongi see lõpp, ongi see, et kui lihtsalt enam ei sobi, siis ei pea enam seda lolli mängima. Aga sinu puhul ongi see, et sa võib-olla vaatad jälle, nagu minagi, võib-olla liiga palju, võib-olla isegi peeglisse, et mingitel hetkedel ongi nii, et so what, oli mis oli, vaata. Sest et sama, mis sa alguses ütles, kui inimene hakkab siin nagu step by step muutma. Mida sa teed siis? Sa kaotad ise enda ära. Ja kaotadki ja see on nii haige. See on nagu, ma olen tänasel päeval 2 sellises suhtes olnud ja see on nii ränk, sest et nüüd teisel korral, kui see teine suhe oli selline, siis ma nagu sain mingi hetke sain aru, et holy shit, nagu ta muudab mind. Ta nagu, ja ma tunnen, kuidas ma kaon ise ära, et õnneks sel korral olid nagu minu ümber inimesed, kes nagu said mind toetada ja andsid märku õigel hetkel, kuule Kristiine, nagu midagi on väga pahasti. Et, aga see on nii ränk ja see võib-olla teine inimene saagi aru, kui palju tegelikult ta teeb kahju sellega, kui ta nagu hakkab nagu survestama oma partnerit ja teda muutma. Ma kaon ära, ma ei tea, kes ma olen, mida ma tahan, mis mu unistused on, mis mu eesmärgid on. Kuule, aga ütle sina. Et sa hakkad sõltuma temast ja siis see on partnerile kurdnav, et sa sõltud temast, aga see on ju sinu tehtud töö tulemus. Tema tehtud töö tulemus, jah. See on teadlik manipuleeriv suge käitumine, et lõpuks sa oledki sõltuvuses, sa oledki nii, et sa ei saagi Google'i minna ja pluss see, et ma olen varem öelnud, et siis ongi, et sa oled juba ise nii maha ära tambitud. Et sa oledki sellises kohas, et ma ei saagi hakkama, sest et sul on olnud sellised kohti, kus sa ütledki, et ma ei saa hakkama, vaata. Jah, ja see on nii rets, sest et nagu muidu mina, Kristiine, nagu olen siuke mingi, et ma olen tugev, ma olen iseteisev, ma nagu tahan midagi, ma saan selle nagu keegi ei tule nagu mind kuskile vastu muru lükkama, ja ometi, näed, on inimesi, kes seda suudavad teha, mis ongi nagu olnud iga suhe, vaata ongi mingi õppetund iseendale ka, et kui sa arvad, et sa oled mingite teemadega endas jõudnud kuskile kohta, siis tuleb see inimene ja näitab, et tegelikult sa pead veel tööd tegema. Aga kas sina usud sellesse, et sa tõmbad, et olemas mingisugused asjad, mis siin nende meeste puhul tõmbavad, kes on sellised, nagu need lõpuks tulevad välja, et on? Ma arvan, see intensiivsus alguses, nagu sest, et üldiselt need suhted ongi alguses, ma olen selline, kes tegelikult armub väga kergesti, ma armastan armastust, nagu see on nii ilus asi, see on minu arust maailma kõige ilusam asi, kuidas 2 inimest saavad kokku ja kuidas nad nagu alguses nad hoiavad üksteist ja täiustavad ja nagu need emotsioonid, nagu ülevoolavad emotsioonid, see on mega tunne, nagu ma päriselt armastan armastust ja minu suhted üldiselt ongi alanud hästi intensiivselt ja sa oledki mingid, kohe kui teid EMS-ile kõne vaatad, kuule, see on see mees, kellega ma abiellun, on ja. Aga see on mingid iseloomujooned, nagu, mis on olnud siis sulle nii atraktiivsed? Mingid sarnased iseloomujooned, kui sa nüüd peaksid tagantjärgi vaatama? Okei. Ma arvan, ongi siuke, kui on siuke hästi elav, võib-olla veits siuke nagu, ma ei tea, kärkiv on õige sõna, aga siuke, ta astub ruumi ja terve ruum on teda täis.
enesekindlus, võib-olla tõesti, mis tegelikult nagu, kui tagantjärele vaatad, siis kas see on enesekindlus, et enesekindlus ja just ongi see, et kuidas nad alguses suudavad panna mind tundma nii eriliselt, ja nagu see, kuidas nad oma mõtteid alguses jagavad, nagu see on nii sügav, sest et mina tunnetagi maailma hästi sügavalt, on ju. Ja kui ma leian nagu minu kõrval istub inimene, kes tunnetab sama sügavalt, siis nagu ma olengi mingi, wow, this is it. Emps, ma hakkan varsti abelluma. et kuna ma ise olen ka süga hästi impulsiivne, emotsionaalne, siis ma olengi mingi, nagu see on see, vaata. Ja siis tegelikult, sa saad aru, et see teine osapool ka vaata, tahab kiirustada. Hakkame kokku elama, hakkame pere mängima, oleme koos, on ju, teeme kõike alguses koos, on ju. Aga see tegelikult on märk sellest, et kuhu sul kiiret on? Mida sa nagu, mida sa tahad selle nagu kiirustamise taha ära peita, on ju? Et paberite järgi peaks olema just nii, et sellise inimesed peaks just teadlikult ju kauem nagu eemal hoidma, sest muidu see mask langeb, aga inimesed ise ei tea, et neil on see mask, mis langema hakkab. Sest et ega nartsissistid ja full manipulaatorid, ega nad alati ei tea, et nad nii teevad, vaata. Sellist inimeste endal mingisugune käitumisviis, mida ei oska ka kuidagi ise analüüsida. Sest et ma tean, et mul endal on olnud väga palju ja aastaid on sellega on tegevus, et ma manipuleerin inimesi teadmatult. Ja siis, kui ma hiljem nagu jõuan kuhugile jälle oma elu mingi mõtetega, siis saan aru, et holy shit, et nagu, et it was me, it was not her, et ma ise tegin mingeid asju. Aga kuidas selleni jõuda? I have no idea. Et inimene ise jõuaks selline, et ta saaks aru, et ta teeb neid asju samamoodi. Aga siis me jõuamegi sinna vaata, mis mina olen nagu tänaseks päevaks võib-olla endale lahti mõtestanud, et inimesed armastavadki erinevad moodi. Ja see on jällegi see, et me lihtsalt ei klapi. Et ka see, kes on manipuleeriv, on ja, et see on tema viis armastamaks teist inimest. Tema arvab, et see ongi armastus. Aga see inimene, kes tal vastas on, see ei ole tema jaoks armastus. Ja väga hea, kui ta saab sellest õigel ajal nagu aru. Väga kurb, kui lõpuks ta ongi madalam kui muru, on ja mitte keegi. Et ma ei tea. See nagu igaüks peabki ise ennast analüüsima. Sa pead ise jõudma sinna. Nagu mina ei saa sind aidata. Kus mina olen aru saanud sellest ka, et kui inimestel puudub vaimne side, ütleme suhtes, siis seksuaalne side on lihtsalt nagu tugevam ja nagu kordades nagu rohkem. Ma olin hästi üllatunud, kui ma sellest teada sain, et niimoodi on, et ongi, et inimesed selle asemel, et rääkida, nemad siis saavad oma läheduse siis nagu füüsiliselt. Aga kas sul on ka nii olnud või? Ma arvan, et mul on ka olnud jah, elu jooksul mõne inimesega niimoodi. Okay, väga huvitav. Aga see ongi jälle, kui kuuled sa siis tunne, et mis see tähendab, et vaimsed inimesed ei seksi, aga see ei olegi nii, see ongi, point ongi selles, et just see, et saada vaimset lähedust, seda tehaksegi füüsiliselt. Et kui inimestel on vaimne lähedus, eks ole, mis on enamasti kõige olulisem siiski tegelikult ja füüsiline lähedus on sama oluline, oleneb siis nagu paarist, aga siiski, et inimestel võiks olla teineteisel nagu hea olla. Ja siis nad on ka avatumad selles mõttes ju seksuaalselt olema aktiivsemad, eks ole. See on minu loogika. Ja, ei, nagu selles mõttes minul... Aga kui sul ei ole nagu seda üldse, ei ole mingit pidepunkti ja teil ei ole ühtegi ühist teemat, ei ole mingist ühist elu eesmärki, mis iganes, et siis ongi. Ma ei tea, minul on pigem ongi see, et mul on see vaimne pool on nii oluline. Meil peab vaimselt nii hästi klappima, sest et mina tean, milline ma olen, kui ma armastan sind, kui meil ma tunnen, meil on side, on ja, nagu ma hoian sind, ma teen kõik selleks, et sul on hästi, on ja. Et, aga seda ei juhtu, kui meil ei ole mingit vaimset sidet ja ma ei saa suga leida ka mingit füüsilist kontakti, kui meil vaimne side puudub, sest minu jaoks on kohe nagu mingid ma ei taha ennast jagada. Ma tahtsin ka tegelikult öelda, et selles on, mul on samamoodi, et kui mina olen ikkagi inimesega, ma ei ole vaimselt nagu samal levelil ja või ma olen tülis või siuke veidan on olek, siis hui ma tahan seksida, nagu hui ma tahan, on ja. Aga ma räägin nendest inimestest, kellel puudub see vaim, ma ei tea, kas siis mitte oskamatus, vaid et nad ei oskagi olla selles mõttes nagu vaimsed äkki või. Äkki siis ma mõtlen nendest inimestest, sest sa näed ju küllalt tegelikult ka paare, kes mõtled huvitav, miks nad koos on. Neid ei ühenda mitte midagi. Et midagi seal on, aga selles mõttes, et ilmselgelt ma ei hakka nagu rääkima inimeste nagu soetes, mina ei tea, kõik inimeste suhted on väga erinevad ja inimesed on väga erinevad ja üldse inimestega suhtlemine on holy shit kõige raskem töö maailmas tegelikult. On. Et
ja ega people pleaser ka ei ole eriti hea olla, et nagu vaata minule tundus just see, et kui ma sinuga tuttavaks sain, et sina meeldid kõigile ja sina nagu oskad suhelda kõigiga. Mis on naljakas, sest ma nagu tunnen, et ma ei oska üldse rääkida inimestega. Ma ei oska, ma lihtsalt tunnen, kuidas ma ei tea, inimesed nagu ei saa mulle toetada, ma ei ole piisavalt hea, et see, sa kunagi ütlesid ka mulle, et sa oled väga hea suhtleja, ma mingi, kellest sa räägid? Nagu ei ju. Et see on huvitav, kuidas me iseennast näeme, on ju. Et teine inimene vaatab, vau, sa oled nii äge. Sa vaatad peeglisse mingit, mis asja. Vaatad talle otsa, ütled, sina oled äge. Et mis me jõuamegi sinna kohta, et kuidas inimesed täiustavad üksteist, on ju. Et näiteks meil sinuga ongi see, kuidas me tegelikult märkame üksteise puhul asju, mida me ise nagu me ei saagi aru vaata. Ja see on ongi jumala hea on siis, kui sul on midagi fucked up ja siis ma nagu räägin sellest. Siis ma saan ise aru, holy shit, nagu, no ma sinuga rääkides leian ise ka lahenduse enda probleemile, vaata. Sest kui teise probleem on palju lihtsam lahendada enda omasid. Muidugi, jah. Ma võin kõikide probleemid ära lahendada. Kirjutage ainult meile meil ja ma lahendan kõik probleemid. eluhoolikud@gmail.com Just, et aga endaga on natuke teistmoodi. Jah. Aga ikkagi tuleme nüüd korraks tagasi. Miks meie seda koos teeme? Seda saadet? Miks me seda koos teeme? Miks meie teeme seda koos? Kus me üldse nagu leidsime teineteist? Sest me alguses rääkisime seda, et sa käisid idee välja. Siis ma natuke mõtlesin ja siis mõtlesin, et teeme ära. Aga siis ma räägin ise seepärast, et sa praegu üritad välja mõelda, mida ma mõtlen sellega. Ma mõtlen seda sellega, et meie leidsime Kristiinaga teineteist, et me ei ole paar, me oleme sõbrad, aga et meie leidsime teineteist niimoodi, et mina olen sisulooja, lihtsalt natuke teistsugust sisuloo kui võib-olla kui Kristiina ja Kristiina on sisulooja ja me töötasime samas firmas, meil oli ka päevatöö. Hetkel mina saan öelda, et oli, sina veel saad öelda, et on. Ja me tegime mingid samu asju ja ühel hetkel juhtus niimoodi, et Kristiinest sai siis minu õpilane mingi nurga alt, et ma õpetasin ta ühe töökoha peal veel omakorda välja ja siis me hakkasime põhimõtteliselt igapäevaselt koos tööd tegema. Ja nüüd tänase päevani, võib-olla teistmoodi. Tänase päevani teeme tööd lihtsalt teistsugust. Ma räägin nagu elu on, see kuidas elu viib mingid inimesed asjad kokku, mega äge. Et see, kui me ei oleks nagu seal tööl võib-olla kohtunud, on ja päris paljust oleksime võib-olla ilma jäänud. Et ei tea, et see on üliäge ja ma nagu olen iga päev väga tänulik, et sa üldse mu ellu tulid ja see, et me saame koos, me saame jagada oma asju ja me saame koos luua midagi. See on nagu, ja minu arust see on üks suurimaid võite elus, et sul on sellised inimesed. Mega äge. Mega äge, jah. Tegelikult meile kirjutati kirjasid ka ja ma olen praegu siin mitu korda mõelnud, kas ma hakkame üldse kirju lugema täna või mitte. Mis sa arvad? Teeme ühe kirja näiteks või? Teeme ühe kirja ja siis äkki võtame midagi, proovime ka mingit asja. Proovime midagi. Proovime ka. Nii, et nüüd ma siis katkestan meie jutuajamise ja ma loen meie esimese kirja, mis me saime. Hei, nägin TikTokis üleskutset jagada crazysid juhtumisi ja mõtlesin, et pean ka oma loo saatma. Double Tinder Date by Accident on siis selle kirja nimi. Ta on isegi nimi olemas kirjale, see on üliarmas. Niisiis, olin parasjagu kodus igavusest end meikimas, kui sõbranna helistas ja kutsus mind ühele üritusele, kus ta ise tööl oli. Paar klaasikest veini oli mul juba all, nii et palju rohkem detaile ma ei vajanudki. Meik oli ka juba põhimõtteliselt valmis ja juba Boltis ma istusingi. Koha peal selgus, et see mingit sorti vallaliste pidu. Alguses chillisin sõbranna juures ning siis ta tutvustas mind omakorda enda sõbrannadele. Nende juurde kõndides nägin, et üks kutt ka seal, aga ta oli seljaga, nii et ei pööranud tähelepanu. Kiire tutvumisring neiudega ja siis automaatselt hakkasin ka selle kutiga kätt suruma. And that awkward moment, kui hoiate käest kinni, teie pilgud kohtuvad ja saad aru, et see ju mu eelmise aasta Tinderi date. Kerge 10 sekundit haudvaikust, kätest hoidsime ikka veel kinni. Kiir ülevaade eelmise aasta date'ist. Suht pehmo tüüp, kes tegi väga offensive kommentaare nii minu kui ka mu sõbrannade kohta ja siis kurtis, kui teda terve elu on kiusatud. Sõbrannade koha pealt veel see, et what the fuck, sa pole neid kunagi isegi näinud. Eemaldasin ta igalt poolt ära see sama õhtu. Tavai. Anyways, lobisesime seal veits veel ja jõime veini. Mingi hetk oli ta mega armugade, kui ma teisele kutile aitasin sädelust näkku panna ja ühekordselt tätoveeringuid teha. Nagu chill down, vana.
Also konkreetselt terve õhtu kurtis mulle, et tal pole üldse raha. Sorry, aga ei huvita. Siis läksime tema ja veel mõne inimesega bowlingut mängima. Kuskilt tankla juures pidime veel 2 tüüpi ootama kellegi sõbrad sealt. Kui kutid meie juurde jõudsid, siis vaatasin, et näe imet, sinuga ma ju matchisin ka eelmine aasta. Mina ei tea, kas ta mu ära tundis, sest kokku me ei saanud tol ajal. Bowlingus ütlesin ka sellele essale kutile, et näe kui vahva, lausa 2 ma matchisin minuga täna mängimas. Siis ta vist muutus jälle natuke armukadedaks, sest ta järgmine move oli juba see, et ta kutsus mind oma vanaema juubelile ja tahtis mind oma perele tutvustada. Ja ma veel arvasin, et mina olen see, kes kiirelt inimestesse kiindub. Päris kindel, et ta meie pulmad oli ka juba ära planeerinud. Anyways, loodan, et ei põrka temaga enam kunagi kokku ja ma ei tea, palju õnne ta vanaemale. Haha. Väga hullna. Ma ei tea, kui vana see inimene on, kes meile saatis selle. Tundub veits siuke nagu pigem noorema poole. Pigem noorema poole, see on kõik alla 42. Jah, okei. Et kas sul on Tinder kunagi olnud? Jaa. Okei, mis kogemus sul on sellega? Mul on Tinderiga kogemusi selles mõttes, et ma üritan veel keerutada kuidagi. Vaadake nüüd Andrease nägu. Mul on olnud Tinder, aga ma ei ole seal nagu kunagi olnud mingisugune kõva panomies või mingisugune hull matchi magnet, et ma nüüd ei tea ka, et äkki ma ei kasutanud õigeid pilte või siis ma ei tea, et ma tean, et ikkagi, et naiste puhul ma mäletan seda, et ükskõik, mis naine oli, kui ta tegi Tinderi, siis põhimõtteliselt iga see on match, kuidagi nagu mehed nagu panevad nagu kiiremini matche naised pane. Aga see selleks tegelikult, et ikkagi matche mul tuli ja ma sain ka kokku. Ja üks nendest matchidest liikus küll väga kiiresti sinna, mille jaoks see Tinder välja mõeldud oligi. Minu arust ka see Tinder on siuke, pluss mul on ka Tinder olnud kunagi ammu, aastad tagasi, mõtlesin proovin, väga kaua ei kasutanud. Sest suht mõtete koht, see on siuke, et kui ma tahan nüüd ego boost'i naisena, siis ma lähen Tinderisse. Mul on siit päev, ma lähen Tinderisse. Ja siis sa räägid ja siis saad aru, et okei, te kõik ajate ühte sama jutt, ma ei viitsi. Et siit mingit suhet kui sellist. Ma tean, et on inimesi, kes on leidnud ja mul on mega hea meel nende üle. Aga nagu üldiselt see on siuke, et saame kokku, fannime veits ja homme me tänaval ei tereta üksteist. Et see on pigem nagu siuke koht. Aga kui sellest kirjast rääkida, siis seal lõpus ka ta tõi välja vaata, et see noormees nagu tahtis kohe perele tutvustada ja minul on ka nagu sellega kogemus olnud, see on ka üks nendest iseloomujoontest nende meeste puhul, kes siis tegelikult päeva lõpuks ikkagi tahavad siin kuidagi, ma ei tea, enda käe järgi vormida. Et mis see point on siis? Miks pere? Ta näitabki, et näed, ma tahan suga, minu tõlgendus, ma ei tea, sa saad mehena võib-olla selle ümber lükata või kinnitada, et sa näitad mehena naisele, et näe, ma tahan sind oma perele tutvustada, ma näen sinuga tulevikku, et sa annad nagu mingid siuksed signaale naisele. Ja siis naine on mingid, jah, et ta tutvustas ju kuradi oma perele mind, et see on nagu, see on real thing. Ei, see Kaljas ei ole, nagu ta lihtsalt, see on üks move. Et ma ei ütle, et nagu kõik seda kasutada, aga näiteks kui mul näiteks tulevikus on uus partner, siis kui ta nagu mingi esimese 2 nädala jooksul on mingid, ma tutvustan sind kogu oma perele, ma mingid, mul hakkas kiirest, block delete. Oleneb, kui in sa oled juba asjas. Jah. Jah, sest et ma võin siuke vaata, ma mingi täiega ego, ma lähen kuradi lammutan tal vaata ja siis pärast on mingi kuradi silmad ja kõik on armastust täis ja mingid, aga äkki ta on teissugune. Suudaks ja vaata, kõik olla nii kõvad, nagu muidu oleme nagu mõtetes ja jutus ja kõiges on. Mõnest nagu selles mõttes, et Malluka raamat oli omale hea näide nagu selles salapäevik, vaata. Et nagu toughest woman in the world, vaata, ja siis tegelikult tuleb mingi kiilakas tont ja inimene on täiesti nagu käpal ja enesekindlus on maha pekstud, et nagu, et see on nii crazy, kuidas osatakse. Ja kuidas nad nagu nii osavalt teevad seda, ma ei saa sellest aru, nagu kuidas see võimalik on või nagu see tekitabki minus ka sellist tunde, kuidas ma nii rumal olen. Nagu, tuleb välja, et ei ole sina rumal, lihtsalt sinuga tehakse korralikult tööd. Jah, võib-olla tõesti. Saame alati tagantjärgi mõelda, kuidas ma nii rumal olin, nagu sellel hetkel, nagu enne mõtlesime ka, võib-olla ongi sinu enesekindlus ongi viidud hoopis teise kohta.
ja siis sinuga mängitaksegi. Või siis teine asi ongi see, et sa tegelikult ju, kui sa kohtud uue inimesega, sa ju eeldad, et on sinuga siiras ja aus ju. Ja siis võib-olla see nagu võtab mingi kaitse sul pealt maha ja siis sa oledki mingid kõik, mis ta räägib, miks ta peaks mulle valetama. Või aga nõme oleks ju tegelikult saada inimestega ka kokku ja kohe arvata kõige halvemat. Et see on ka jälle üks teema, et, nagu, et umbes, et kuidas siis nagu käituma peaks. Millest nagu normaalselt inimestena me ikka saame inimesega tuttavaks, siis me eeldame head. Ja siis võib-olla ta teeb mingi vale liigutuse ja siis me automaatselt paneme ta negatiivsesse listi, et kuskil oli jumala hea mingi artikkel selle kohta, kus tegelikult ei tohiks inimestega käituda, et ongi, et esimesest muljest on ju. Et kui esimene mulje on sitt, et siis peakski nagu cancelda inimese ära. Mina cancelda aga ülikiiresti inimesi ära. No mitte nagu, et tal cancel Eesti jaoks, vaid nagu minu jaoks, et kui ikkagi inimene käitub nõmedalt, siis kõik, nüüd on minu hoiak on selline, et see inimene on nõme, vaata. Mis on see number 1 asi, mis kohe, kui see inimene teeb või ütleb seda, siis sul on nagu mingi hell no? Ongi mingi selline üleolev või külbev või siukene kuidagi, ma ei tea, mis asi. Mul oli nagu näiteks naabriga oli hea, et kujutad, nii väike asi. Aga lõpuks tuli välja, et inimene oli psühhopaat. Ma olin parkinud oma auto koha, oma auto enda auto kohale ja siis uus naaber tuli esimest korda siis nagu sõitis sinna ja ta parkis ka auto siis nagu minu auto kohale ja siis ma nägin, et nad saavad nagu välja. Ma olin natukene laialt parkinud ennast, et kuna ei olnud mingi pool aastat kedagi elanud siin vahepeal meie kõrval, et siis tõesti parkisin nagu selle nagu valge joone peale. Ja siis mina kohe inimesena jooksin, hea inimesena jooksin välja, et oota korra, et ma kohe pargin ümber. Siis tüübis pargi jah. Ja saad aru, okei, tavai, aga selles mõttes ma ju ei cancelnud inimest ära, ma mõtlesin, et okei, ma saan aru tegelikult, et ma ise laiasin seal praegu ja parkisin just auto ära, aga peale seda tuli välja, et tüüp karjub oma lasta peale ja vist pigast asju ja röökis minu naise peale ja nii edasi, et lõpuks sellest tuli suur artikkel ja 10 podcasti, mis ma olen teinud selle naabri kohta, nii et selles mõttes, et inimene oligi psyko. Aga see just see esimene lause, pargi jah. Tegelikult, ma oleks küll öelnud, kui ma oleks tulnud siia, ma tahaks ikka nagu head muljet, et ei ole hullu, saame, pane praegu auto ise, vaata sinna poole, lõõs olla, vaata. Pargi, jah. Ja okei, ma saan aru, see mingi energia teema, vaata, nagu see, kuidas sa ütled, et võib-olla asi ei olegi sõnades, vaid see, kuidas ta seda ütles, on ja. Ja ükskord oli, ma mäletan seda, et ma olin fitnessi võistlusel, me olime Soomes, Nordikus mingisugune võistlus oli ja siis üks teine Eesti tüüp oli ka mensfisiiga võistleja. Ta käitus hästi ülbelt nagu minuga kogu aeg. Ja siis ma ise olin nagu veitsin närvis, ma sõitsime liftiga üles, et nad olid valmis nagu närvis ka. I was born ready. Ja see aru, see jälle kuidagi see oli nii vastik oli see, nagu, aga see oli, ma saan aru selles, et see oli seotud minu enda emotsiooniga, sest ma ise olin nagu, kogu see steedist olin juba nagu omadega läbi ja vaimselt ei olnud kõige paremas kohas ja võistlus oli tulemas ja närv oli sees, aga saad aru, kogu see cockiness nagu, et ühtepidi tegelikult inimene peaks olema enesekindel, aga tollel hetkel see mõjus mulle nii kuratlikult, vastikult. Ja aga eks see ongi, vaata, kuidas sina nagu tõlgendasid tegelikult seda. Absoluutselt. Ongi, maailm ongi meie enda tõlgendus. Et võib-olla kummagi tüübi poolt, kui ma rääkisin, kumbki tee midagi valesti. Mina lihtsalt olen selline. Kas sa tahad midagi veel sellele kirja saatjale? Kas me loeme ühe kirja veel? Ei, ärme loe sellepärast, et prooviks äkki vahepeal asju ka, sest et jätame kirju, et saame siis järgmine saade ka lugeda ja siis üldiselt pärast ütleme uuesti aadressi ja värgid. Aga meie tänane ja ma loodan, et ka tulevikus hakkav olev rubriik on see, et me proovime asju. Jah, nii et kui te tahate, et me mingid toite, snäkke, jooke prooviksime, siis kirjutage kommentaaridesse, mida me võiks proovida järgmisena. Ja kui sa oled ettevõte, kes on millegi uue ja heaga välja tulnud, siis eluhoolikud@gmail.com. Ja me otsime selles mõttes nagu ka endale selles mõttes sponsoreid või siis nagu toetajaid ja kaasteelisi. Ma ei saa lahti seda. Otsime endale kaasteelisi, kes meiega puntis oleksid. Kas saavad jõulukõnke samamoodi või? See on nii rets. Mõtle, keegi pakib selle ilusti ära. Aga ja ma ei saanud aru. Tead, puhtalt minu viga. Võtan vastu selle. Nii, aga meile saatis siis Põhjala, saatis oma uue treeninglaagri, mis on siis sidruni ja mis seal veel oli? Ühesõnaga, see on alkoholivaba õlle koostöös Rasmus Mägi, kuidas eesti keeles on korrektne öelda? Rasmus Mägiga, ütleme siis. Rasmus Mägiga, et nad on loonud sellise treeninglaagri, mis siis peaks olema näiteks peale rasket trenni, siuke hea mõnus
kosutav, karastav. Eriti selliste ilmadega, meil on lõpuks suvi, nagu halloo, lõpuks. Meie suvi algas täpselt sellel ajal, kui me pidime hakkama salvestama esimest saadet, nii et we are hot. Ei, see on just, õige. Meil on sellepärast kuum, et we are hot. Ja, aga ma ei tea, proovime. Kas need on mõlemad ühesugused või? Ja, need on kõik ühesugused. Ei ole, vaat see on teist värvi. Oota, mis seal erinevus on? Ma ei tea, sinine alt. See on hüpotoonine alkovaba õlu. Aga siin ei ole midagi kirjas. See on ilma sidrunita äkki siis või? Aga proovime selle sidruniga. Kas me paneme hinded ka või on yes? Ja me paneme, mis me paneme 10 palli skaalal või? 10 palli skaalal, ja siis kirjeldame maitseid. Kui suur? Et näiteks... Kui suur õllesõber sa oled, alkoholivaba õllesõber? Nüüd ma nagu väga ei ole joonud. Ma tean omal ajal. Good times. Good times. Siis õlu oli, see oli siuke go-to jookna. Siuke mõnus, vaata. Mis su õlu oli? Mul oli see Alle Koki, mis see mingi kraanatõuna oma või? Tavai, midagi sinna kanti. Midagi sinna kanti. See on magusam õlu? Pigem magusam, jah. Et mitte mingi rock või Saku originaal? Ei, nagu see, noh. Pigem see kõlle jook siis, jah. Ma olen ikkagi tütarlaps. Hea küll, tütarlaps. Tavai, esimese osa terviseks ka või? Pole hullu. Esimese terviseks. Nüüd väga tarka nägu, vaata. Ei no, ma tunnen natukene, siin on natukene seda... Tead, mulle isegi maitseb see. See on päris hea. Nagu see sitrus seal. Ta annab sükse väikse õrna mõrk ja... Tuleb. Mida? See on väga professionaalne. Sa juba tead, kuidas... Ma joogi ekspert. Omal ajal, vaata. Sa tead, vaata ka, kuidas nagu hakata rääkima. Et ma tunnen natukene hummuse. Või natukene... See toon. Ükski sõnadele meelde praegu, aga mingi sükene... jah, sellega on see asi, et ma nüüd veel mõtlen, et kui ma hakkan hindama seda, siis mille alusel? Kas alkoholivaba õllede alusel või üldiselt? Võtame alkoholivaba õllede, sest et see läheb sellesse kategooriasse, ma arvan. Kas sa oled nagu üldse joonud alkoholivaba õllesi või? Ikka olen, jah. Okei. Kas sul on mingi oma lemmik ka või? Ei ole. Kas nüüd on või? Ütle ma hinna ära, ma veel võtan ühe veel. Mina annan sellele ma annan 70, sest see on väga hea, aga ma pigem nagu ise eelistan võib-olla magusamat. Aga mulle meeldib selle nagu selline värske maitse. Et kas ma peale seda trendi seda jooksin, ma ilmselt joon vett, aga kui mul tõesti, ma arvan, et kui näiteks mingile üritusele minna või ma ei tea, lähed sõpradega välja kuskile grillipidu, siis see on tegelikult väga hea lahendus. Mulle meeldib. Ma panen 6, aga minu probleem on selles, et me ei ole ka väga suur seal alkoholivaba õlle nautleja, et ma panen 6, aga mul on väga hea meel, et me saime seda siin samas kohe proovida. Ja tõesti, siin oli kirjas, et külmana on parim, siis ta on ikka väga hea. Ta on jah siuke hästi värskendav ja kui sa ei ole seda proovinud, siis Põhjala ilmselt müüb seda igal pool. Ja kui ei müü, siis kirjutage Põhjale ja siis nad aitavad teid. Et ja aitäh Põhjalale, nagu amazing. Teiega, Põhjala me sünnime, see on teine laul. Ma mõtlesin aga Põhjala. Oleks võinud ja oleks parem välja tulnud. Et täiega tore. Täiega tore. eluhoolikud@gmail.com on siis see, mida meie ootame, et sinna kirjutaksite. Ma ei tea endale, kus see lause lõpeb. Jagage, päriselt jagage, mis te elus toimub. Et äkki võib-olla läbi teie loo keegi teine saab õppida või midagi kõrva taha panna või lihtsalt nagu äkki te tahate jagada. Ja meil on selles mõttes lõbusam, et me saame enda jutu vahele lugeda kirja ja siis sealt saame mingeid uusi mõtteid ja läbi mille, et nagu saate meid nagu aidata, saate konstruktsiooniga. Ja nagu, et siis ei olekski, kogu see saade ei keerleks nagu meie ümber vaata, sest meie eesmärk on me jagame ise ennast ka, aga kui te saadate kirju, siis me saame nagu, see ongi meie suhtlemisviis teiega. Jep. Ja me täiega ootame. Ja kui on mingid mõtted, millest me võiksime ka rääkida, siis vabalt võite ka kirjutada eluhoolikud@gmail.com ja kirjade puhul ka anonüümsus täielikult säilib. Täiesti. Et
keegi sa tead, et sina kirjutasid selle. Just. Olen kõigega nõus. Et aitäh teile ja me vaatame, kas me hakkame ilmuma 2 korda kuus või tihedamini. Vaatame, kus läheb. Jah, aga algus on tehtud. Mega põnev, ma olen väga excited, nagu meie esimene saade. Excited! Amazing! Teiega. Jah, pange kommentaarides ka, kuidas teile see saade tundus, mida me võiksime paremini teha või mida me hästi tegime. Ja pange hullu ja jälgige meid. Jep. Ciao. Ciao.